Kooseluseaduse eelnõu läheb Riigikogu istungile teisele lugemisele 7. oktoobril ning kui see lugemine lõpetatakse, toimub eelnõu lõpphääletus 9. oktoobril. Endiselt on kooseluseaduse suhtes vastakaid arvamusi. Meil on stuudios sihtasutus Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhatuse esimees Varro Vooglaid. Tere õhtust! Tere õhtust! Korraldate järgmisel pühapäeval 5. oktoobril kooseluseaduse vastase meeleavalduse. Miks te nii jõuliselt selle seaduse vastu võitlete? No need põhjused on juba ka palju kordi välja toodud, et nagu me teame ka näiteks TNS Emori poolt korraldatud uuringutest, mitte ühegi partei valijate enamus Eestis ei toeta selle seaduse läbisurumist Riigikogus. Me teame ka seda, et mitte ükski partei ei ole oma valijatelt saanud selle seaduse vastuvõtmiseks mandaati ning me teame, et rohkem kui 10 000 inimest on palunud Riigikogul korraldada selles küsimuses rahvahääletus, kui seda tahetakse läbi suruda. Aga paraku riigivõimu esindajad ei kuule inimesi. Ja nagu me teame, tänavademokraatia on ka ainukene võimalus, mis inimestel alles jääb juhul, kui parlament ja valitsus inimesi ei kuula. Nii et see on ka põhjus, miks me tänavatele tuleme. 10 000 inimesed lihtsalt ei ole rahul sellise käitumisega riigivõimu esindajate poolt. Aga mis see põhiliseks probleemiks selle seaduse juures on? Kas selle enda seaduse sisu või siis ainult see punkt, et see reguleerib üheaegselt ka samasooliste kooselu? No mina näen nagu probleemi peamiselt kahes aspektis. Esimene aspekt on see, kuidas seda asja tehakse. Et ühes demokraatlikus riigis ei tohiks asjad lihtsalt niimoodi käia, et surutakse läbi seadus, mida ei toeta mitte ühegi erakonna valijad. Teiselt poolt on loomulikult probleemiks ka see, et tahetakse anda riiklik tunnustus homoseksuaalsetele suhetele, justkui need oleksid abieluliste ja perekondlike suhetega võrdväärsed. Et Eesti rahva enamik sellise asjaga ei lepi, see võib inimestele meeldida või mitte, aga enamik Eesti inimesi peab homoseksuaalseid suhteid ebamoraalseks ja ei taha, et riik tunnustaks neid, justkui need oleksid igati hüvelised, tervislikud, normaalsed ja moraalsed. Aga kuidas siis ikkagi reguleerida, ütleme, samasooliste paaride seda elu siin Eestis? No tõsiasi on ka see, et praegugi on olemas kõik juriidilised võimalused omavaheliste suhete reguleerimiseks, et seda on tunnistanud nii Justiitsministeerium kui ka need homoaktivistid, kes püüavad seda seadust läbi suruda. Et see on peamiselt mugavusseadus, see, et teha omavaheliste juriidiliste suhete reguleerimine mugavamaks. Ja selle vastu meil ka loomulikult ei ole mitte midagi, et inimesed saaksid oma eraelulisi suhteid reguleerida sellisel viisil, nagu nad õigeks arvavad või heaks arvavad. Aga selleks ei tule kirjutada ümber perekonna institutsiooni, mis on põhiseaduse kohaselt riigi kaitse all, selleks ei tule ka abielu institutsiooni sellisel viisil devalveerida. Selleks on palju lihtsamaid võimalusi. Aga tänan stuudiosse tulemast ja asja selgitamast, Varro Vooglaid. Suur tänu teile!